Siin me nüüd seisame täis ettevõtlikkust ja loovust. Meie õpilased on tegusad väga mitmetes tegevusvaldkondades, eriti just need, kes saavad käia välismaal. Jah, läbi aastate on meie koolis olnud mitmeid vahetusõpilasi. Ka sellel õppeaastal on meil külas Nils Saksamaalt. Tere Nils! Tere! Miks sa valisid just Eesti? Sest Eesti on väike riik ja mulle meeldib väike riik. I was never in Estonia before. Kuidas sa ennast meie koolis tunned? I like this school. It's very clean compared to German schools. And the people are very friendly. Kas sina tunned ennast siin hästi? Hästi ja mul on natuke sõbrad. Kas sa soovitaksid teistele õpilastele minna vahetusõpilaseks? Jah. Kas sa ise oled rahul oma valikuga tulla Türi ühisgümnaasiumisse? Jah. Mulle meeldib Türi ühisgümnaasium. Türi on väga ilus linn. Ja õpetajad on friendly. Mis on su lemmik õppeaine? Ma ei tea. Võib-olla kehaline. Kaua sa oled juba eesti keelt õppinud? Pool aastat. Aitäh, Nils! Palun! Tere tulemast vaatama jutusaadet Üks kanget laiv. Täna on minuga siin diivanil Kaimel, kes käis vahetusaastal Norras. Räägi meile, mis sa seal õppisid ja mida sa tegid? No aasta oli väga õpetlik, sain selgeks norra keele, sain endale väga palju uusi sõpru, nägin, kuidas õpitakse välismaal. No näiteks minu norra keele teadmistest. Jag är här för att snacka med er och jag älskar det mat vi har här i skolan. Mis tähendab? See tähendab seda, et meie koolis on väga hea toit. Ja ma hakkasin seda igatsema sellepärast, et Eestis on meil tasuta koolitoit ja Norras seda ei ole. Hinnake seda. Vot teile. Türi ühisgümnaasiumi maalikursused on tänasest avatud. Tule ja saa targaks. Meie koolis on populaarne ka mälumäng. No nii, tere Markus! Nagu sa tead, siis meie koolis on mälumängul väga eriline koht. Mida annab mälumäng sulle? Miks sa tahad osaleda sellel üldse? Mälumängus saad ennast proovile panna ja võistleda teistega. Mulle meeldib endal kõige rohkem mälumängu juures see võistlusmoment, kui sa oled punktis ja on vaja, iga küsimus loeb ja kui valesti vastad, siis sellest oleneb võit või kaotus. Mida sa arvad küsimustest, mis meil on mälumängu turniiridel nüüd olnud? Kas need on rasked, kerged või põnevad? Väga head küsimused on, sest juures on ka tekst, mingi sissejuhatav või kirjeldav tekst, mis annab sellele turniirile või võistlusele mälumängul juurde. Aga kuidas sinu tiimil on sellel õppeaastal läinud? Meil on väga hästi läinud. Kui ma ei eksi, siis me oleme kõik etapid seni võitnud. Me võitsime ka eelmine aasta üldkokkuvõttes võrdlemisi napilt, aga napilt aga kindlalt. Mis on ühe hea mälumänguri saladuseks? Et kuidas neid vastuseid siis teada? Lihtsalt uurida internetis, YouTube'is saad vaadata mingeid suvalisi videosi, mingeid trivia või lihtsalt vaadata mingeid, mis tundub huvitav, vaatad äkki midagi on vaja ja siis
ma tean, tippmälumängurid ise uurivad igasuguseid asju juurde. aga aitäh sulle selle intervjuu eest. Eduka lõpuni siis, et ikka võidaksid. No ei hopsti, olemegi reklaamipausilt tagasi ja jätkame siit Kaimeliga. Kas teil oli ka seal valikaineid? jah, meil oli seal ka valikaineid, aga ma kinnitan sulle, et Tüügi omad on palju paremad. Ja kui te tahate teada, millised need palju paremad valikained on, siis kohtume juba homme.